ja ma filmin Mammu Peppot, okei, ma filmin ennast tegelikult. Vaata, ma üritan nii minna. Ma ei jäta sind. Ühesõnaga, on 3. jaanuar, me alustame seda 2025 aasta sellises imelises kohas nagu Kohtla-Lippe saarel ja ma olen seda vlogimise algust nii palju edasi lükanud. Ma juba vahepeal mõtlesin, ma ei vlogi üldse siin, aga siin on lihtsalt nii mõnus ja ma ikkagi tahaks mingit osa teile ka näidata. Ja ma olen väga struggle inud vlogimisega ja ma vist olen filminud vahepeal 2 videot, mis ma nagu filmisin kõik valmis ja mitte kunagi ei postitanud. Aga ühe ma võib-olla veel postitan. Me läheme kohe randa, mis kell on? Mingi 12 juba või? Ja me alustasime päeva ülivara, märkisime 6:30, me läksime jalutama. Me jalutasime mingi 1,5 tundi, see oli lihtsalt nii mega mõnus päeva algus. Ja me läheme randa ja ma võtan teid kaasa natuke meiega siis. Selline on siis tee meie sealt toast randa. Rand kohe paistab siin mõnusa helesinise veega ja ma eile tegin teile mingid klipid meie sellest väiksest villast. Ma ei tea, kuidas seda nimetada. Järgmine klipp on siis sellest meie ööbimisest. Ja see on kui mõnus siin on. Vaadake palun seda perfektsust. Ma ei tea, mingi 30+ kraadi on ka väga mõnus. Ja täna on esimene päev, kui on esimene päev reaalselt, kus mul on puhkusetunne peal. Ja siinkohal olgu öeldud, et me esimese 24 tundi veetsime Bangkokis, mis on kõige suurem kahetsus vist siiamaani, sest et mõttetu aja raiskamine ja seal haises igal pool ja suurlinnad pole ikka selline vaib. Vaatame koos palun seda vett. Perfektsus. Appi, mul läks seelik värjaks. Täiesti imeline, mis on elu. Ja aus olles, siis enne siia tulekut ma olen olnud kõige rohkem stressis, mis ma olen olnud väga pikka aega, sest mul on olnud nii tohutult kiire, nii palju kohustusi ja olla nüüd siin, võtta see aeg täiega maha on lihtsalt freaking amazing. Tahtsin näidata seda, et ma ostsin sellise toreda siis on ujumisrõnga, nii et ma puhun selle kohe täis ja siis saame minna lõbutsema nagu väiksed lapsed. Kas te kuulsite, mis mamma ütles? Ma käisin vees just, et ütles, et ma olin nagu Millega? Davai. Ta ütles, et ma olin nagu väike laps, aga ma olin nii õnnelik seal vees, ma lihtsalt omaette hüppasin ja möllasin. Aga kas see ongi mõeldud istumiseks ja lähme ja? Lõunapaus. Kas mina ei näe või siin üldse ei näe, aga ühesõnaga arbuus, draakoni vili või? Ananas, mango ja sellise vaatega. Operaator Kõps on laivis. Ma lihtsalt ütlen teile, et ei saa aru praegu, kui mõnus siin on. Ja ma kolin siia. Ma olen siia elama, siia vette. Nii. Võtaks siin kuulad pealt või? Ma ei tea, kui te ei kuule siis. Aega andes.
seal näitab see on the rocks. Ebareaalselt ilus, siin all on rand ja siin on seal restoran, nagu mida vaateid. Mida freaking vaateid? See ei ole tuus enda pool. Mis iganes sobib, puhub mu peale. Vaata neid poole. Eelroad on serveeritud, kalamari, kevadrullid, džinikoks või noh, mingi fancy versioon. Ja mango takiri. Jam, 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 jam. Pearoad on ka serveeritud. Mamma võttis pad thai ja ma mõtlesin tomka krevettidega. Jam! Tere hommikust! Tere hommikust! Ilusad silmad ja kui tere hommikust sinulegi ja tund. Ja kohvi ja väike shoppamine. Selle ma ostan oma õele ja ma ostsin ise eile samasuguse endale. Selle ma ostan endale ja siis siuke nunnu. Kaelakestikene ka. Tee mulle ka. Nii on 4. jaanuar ja ma mõtlesin, ma näitan teile siis, kui ma olen ennast õhtusöögiks valmis seadnud. Aga kuna ma ootan praegu, mamma läks pesema ja ma ootan teda, siis ma räägin teile äkki praegu käppelt. Me oleme siin Kohtla-Lippe saarel, on ju, ja eile hommikust saadik on internetiga ülipalju probleeme olnud. Põhimõtteliselt me ei ole seda e-SIM-i veel võtnud ja me ei tea, kas me võtame ka, sest et see on kuidagi iseenesest see on olnud kuidagi ülimõnus ja vabastav, et meil ei ole internetti ja me ei passi üldse telos ja netis, on ju. Aga Wi-Fi's ikka nagu, kui me käime söömas või nagu päevitamis, me ei ole telos samal ajal, on ju, aga nüüd eilsest saadik on siin Wi-Fi'ga probleeme olnud ja kui ikka üldse netti ei saa, siis on ka veits problemaatiline. Ja praegu ma lähen korraks retseptsiooni juurde, et saada korraks internetti. Oota, ma näitan teile, ma vaadad ka, kui ilus on praegu päike loojub. Sellised vaated siis. Me tulime just ka, me käisime ujumas, sellepärast me juuksed on läbi mere, tulime just ujumast. Ja nüüd hakkamegi siis ennast kohe õhtusöögiks valmis seadma. Aga oota, ma räägin korraks teiega siin. Tahtsin päeva siia Kiiktooli raamatut tulla lugema, aga need Kiiktoolid on kogu aeg täis ja mingi mees magas ja norskas siin suu laiali. Mamma ütles, et ta on iga päev täpselt samamoodi siin maganud, aga ma mõtlesin, ma räägin sellest, ma räägin üldse meie sellest reisiteekonnast siia, kuidas me siia tulime. Oli see, et me startisime siis 31. detsembril ja me hakkasime 31. detsembri hommikul Tallinnast liikuma. Me liikusime Tallinnast Helsingisse ja Helsingist Bangkoki, nii et aastavahetuse me veetsime siis lennukis. Ja kui ma muidu olen aastavahetusel, nagu ma olen välismaal mitmetes kohtades olnud aastavahetustel, aga ma ei ole vist reaalselt mitte kunagi olnud aastavahetusel lennukis. Me tegelikult isegi ei saanud aru, millal see aastavahetus. Nii et üldse pole seda uue aasta tunnet tekkinud
sest et see aastavahetus oleks nagu vahele jäänud põhimõtteliselt. Aga jah, ja siis esimese 24 tundi me veetsime Bangkokis. Tagantjärele tarkus on see, et tegelikult ei oleks võinud kohe otse siia saarele tulla, see Bangkokis olemine oli täielik aja raiskamine. Meile absoluutselt ei meeldinud seal, ma ei tea, kõik oli hästi räpane ja haisev ja ei olnud vaid. Ma üleüldse ei ole väga siuke suur linnade tüdruk, mulle meeldivadki pigem sellised saared ja väiksemad kohad, aga jah, see oleks võinud olemata jäänud, aga tagasi minnes me oleme ka mingi 24 tundi Bangkokis. Nii et jah, aga vähemalt on nüüd käidud ja nähtud ja oldud ja me olime muidugi ka super väsinud seal Bangkokis, sest et ajavahe Eestiga on 6 või 7 tundi, siin on kell siis rohkem ja mul sügeleb keegi mustas mind. Ühesõnaga, siin on aeg rohkem ja alguses nagu meil oli suht raske. Esiteks jäi meil öö täiesti magamata, sellepärast et kuna me hommikul startisime Tallinnast, siis me olime just ärganud, nii et see pikk lend Helsingist Bangkoki oli mingi 11 tundi, aga me kumbki ei maganud üldse, sest et me olime just ööjuhul maganud. Nii et jah, ja kui me jõudsime Bangkoki, siis oli seal hommik ja me olime magamata, reaalselt keegi ammustas, täitsa haige. Okei, ühesõnaga ja siis seal oli hommik ja me üritasime kuidagi õhtuni vastu pidada, aga kustusime enne õhtut ära ja siis selle ajaga kohandumine võttis ka meil aega omajagu. Esimesel me jõudsime Bangkoki ja teisel me tulime siia Koh-Lipe saarele ja täna on siis 4. meie teine täispikk päev siin ja teisel me jõudsime siia äkki mingi 3. ja meile väga meeldib siin. See on nagu hästi siuke paradiisi vibes. Meil on praegu siuke juba reisi alguses tekkinud siuke ülimõnus rutiin, mis meile mõlemale täiega sobib, on see, et me ärkame hommikul mega vara, meie jaoks mega varu, me ärkame 6 või 7 ja siis me läheme kõigepealt jalutama, me oleme 2 päeva nüüd siis tund aega jalutanud hommikul, siis me lähme joome kohvikus kohvi ja siis me lähme sööma. Kuna meil on siin tegelikult hommikusöök hinna sees, siis eile me sõime siin, aga see toit oli lihtsalt nii jube, et me täna otsustasime väljas süüa ja homme sööme ka väljas. Nii et nii palju siis sellest. Rutiin on siis see, et hommikul me ärkame vara ja õhtul me oleme suht vara magama läinud, et meil on nagu meie eesmärk on praegu siis selle reisiga võimalikult palju päevavalges toimetada ja käia ja näha ja olla ja puhata ja õhtul kui on pime, siis nagu me tahame mõlemad, meil on sama eesmärk, me oleme mõlemad väga palju pingutanud viimasel ajal, olnud väga stressis ja meil on lihtsalt vaja seda restarti, seda puhkust, sellist zen olemist. Nii et mul on ülihea meel, et me oleme mõlemad samal lainel sellega, et ma olen oma sõbrannaga siis siin reisil, ma ei olegi vist öelnud, aga ühesõnaga, et ei ole see, et üks tahaks täiega pidutseda ja teine tahab chillida ja olla rahulikult, on ju. Aga nagu me ei välista, et me tõenäoliselt me läheme välja ka, näiteks järgmine koht, kuhu me lähme on Phuket, aga siuke üldine reisitoon on siuke rahulik ja chill ja mõnus. Aga ma praegu lõpetan, sest et ma arvan, mamma käis pesemas ära ja siis me hakkame sättima ennast õhtusöögiks valmis ja lähme õhtusöögile ja ma hoian teid siis kursis mingi hetk, mis me jälle teeme ja kus me oleme ja nii edasi. No korra näitan teile veel. Mega ilus, mega ilus. Nii, vesi ja siin me päevitame päevad läbi. Nüüd seadadel ja meie ööbimine on siis siin need pitikesed siin samas, nii et hästi lähedal, mis on ülimõnus. Nii hommikune jalutus kõik ülevaade teile nendest kõikidest koertest, kes siin on. Minu vlogi saada, piksud. Sa ei taha vlogi saada või? Sa ei tea YouTube'igi või? Urrad armas tegelikult. Nii nunnu oli tee. Sina ka saad YouTube'i. Hei! Hei! Ja mis sa veel vaatad? Tšau!
hommikust, kell on 9:50 ja on 5. jaanuar. Ma räägin teile meie hommikust. Eile õhtul me käisime söömas ja siis me tegime siukse listi, kus me panime kirja 10 asja, mida me tahame selle reisi jooksul teha. Ja üks nendest asjadest oli see, et ujuda päikesetõusul või päikesetõusuga. Ehk siis me panime äratuse täna hommikul kell 6 ja läksime kohe ujuma. Ei, see ei pea midagi ütlema, lihtsalt räägime, see tegi või? Nii et me tegime esimese asja oma listist ära, nii et saame linnukese taha teha. Me ei näinud mingit mega ilusat päikesetõusu, aga siin on erinevad need rannad ka. Näiteks siin on eraldi Sunrise Beach, nii et võib-olla seal on ilusam päikesetõus, aga me tegime selle ära, me saame selle maha tõmmata ja pärast seda me jagan teiega äkki seda listi ka, mis me tegime, mis me tahame ära teha ja siis hiljem ma näitan teile, kui palju sellest me siis ära tegime. Siis pärast ujumist me läksime kohe jalutama, me tegime tunniajase tiiru jälle ja siis läksime hommikusöögile. Kell on nagu pole veel 10 ja jälle mega toimekas, mega mõnus hommik. Ja issand, kui me jalutamas käisime, me nägime ahvi. Mamma kardab ahve, nii et see oli tore kohtumine ahviga. Siis täna meil niisugune päevakava, et ma ei tea, kas ma juba rääkisin seda, et siia Kohlipa saarele saada nagu veits tüütu, et see on nii väike saar, et siin ei ole lennujaama või midagi, ehk siis täna ka me tegelikult on ööbimine võetud kuni homseni ja me plaanisime siit ära minna homme ja edasi me lähme Phuketile, aga kuna meie lend põhimõtteliselt, ma pean vist seletama, kuidas see täpselt on, ühesõnaga lend läheb Hat Yai lennujaamast ja selleks, et sinna Hat Yai, lähim lennujaam on Hat Yai ja selleks, et sinna saada, me peame minema kõigepealt laevaga 1,5 tundi ja siis 1,5 tundi auto või takso või mingi transfeeriga. Ja kuna meie lennuk läheb homme 9:15 hommikul, siis ja esimene paat siit sinna nii-öelda maismaale läheb 9:30, siis see oleks nagu tõesti võimatu ja see homne 9:15 lend, mis meil Phuketile on, see oli ainuke otselend. Ma ei tea, kas see oli sellepärast, et me bookisime nii hilja või miks, aga ühesõnaga see oli ainuke otselend, mida sellel hetkel, kui mina vaatasin lenda, sai broneerida. Nii et me võtsime siis selle ja praegu me isegi üritasime tegelikult ära vahetada, sest kuna siin on nii mõnus ja ma tahaksin kauem olla, ehk siis homseni, nagu me oleme maksnud siin ööbimisest ja kõik. Aga vahetada lende tundus ka väga võimatu, sellepärast et esiteks on kõik, okei, me juba leppisime sellega, et kui me ei saa raha tagasi, me ostame uued piletid ja niimoodi. Aga isegi kui meie lend läheks, üks variant oli 13:40 läbi Malaisia Kuala Lumpuri ja mõtlesime selle variandiga minna, aga isegi kui me läheksime siit 9:30 paadiga ära, siis me isegi ei jõuaks sellele lennule. Nii et me kaalusime ja vaatasime igasuguseid variante, aga lõpuks ikkagi jäi see siis, et me läheme täna 13:30 paadiga siit ära ja me ööbime täna, võtsime Hat Yais siis eraldi ööbimise, mis meil ei olnud tegelikult planeeritud. Ööbimised olid nagu mega odavad, me saime mingi 4 või 5 tärni hotelli 54 eurot või midagi sellist. Aga lihtsalt nagu, kuna see puhkus on niigi lühike, siis ei tahaks oma aega raisata kuskil vahekohtades, on ju, et tahaks ju nautida ja puhata ja olla saartel ja nii. Aga nüüd on niimoodi ja nii kaua meil on praegu veel aega mingi 2 tundi. Mingi 12-ni naudime siin ja 12:30 pidime panema oma pagasi valmis ja kella 9 umbes siis peame ise minema sinna sadamasse. Nii et täna siis siuke päev ja siuke plaan. Esmaspäev 6. jaanuar ja me oleme Hat Yai lennujaamas ja me lendame Phuketile ja me oleks reaalselt praegu lennust maha jäänud. Me saime õnneks otselennu siit Phuketile, aga kui me oleks maha jäänud, siis me oleks pidanud lennama esiteks uued piletid ostma, olema mingi pool päeva siin. Kella 2, natuke enne kella 2 läks järgmine lend ja see läks läbi Malaisia, nii et meil oleks terve päev läinud sellele, et jõuda siit Phuketile. Sest hommikul me olime õigel ajal all, aga meie transport ei tulnud ja põhimõtteliselt minuti pealt jõudsime oma pagasi ära anda. Transfeeri pool tundi läks. Ja ööbimine Phuketi lennujaamast on 1,5 tunni kaugusel lennujaamast. Ja mis iseloomustasid, mis iseloomustavad selle? Rahu. Ja, rahu
ma ei tea, me solberdasime vees lihtsalt ühepõhiselt päeva, see oli nii mõnus. Lihtsalt rahu, chill, puhkamine, unistamine. Puketis meil on plaan, mis me sinna eesmärgiks paneme. Puketit me ootame. Iluprotseduurid. Ja Puketit me ootame kõige vähem nendest kohtadest, kuhu me läheme. See tundub kõige siuksem turistikam, aga meie hotell on vist tegelikult ei ole nii hullus kohal. Me tahame kindlalt 100% minna Head Spaasse, see on siuke, no ongi pea spa või? Ma ei tea, kas keegi näinud video, ma panen äkki siia mingi TikToki või midagi, kus see tundub nii mõnus ja me ei ole kunagi kumbki käinud. Ei ole ju. Mult Eestis on ka nüüd. Eestis on ka ja kes on mega kallis, ma tahtsin imsida kinkida, see on üle 2 sorti. 2 sorti. Nii et jah, Head Spaasse tahame minna ja massaaži tahame kindlasti ja minna ja kasvaga ma hoian teid kursis. Kaotala. Ei, mille jaoks reaalselt? Vaata, kõigil on peale meie. Varjavad ennast päikesega. Aga meile päikese on hästi haige ju. Puketil enda hotelli ja ma teen teile väikse ülevaate. Tuled sisse. Siin on elutuba. Siis siin on magamistuba. Väga numpsik. Terrassid. Igast uksest saab terrassile. Siis mõnnituba. 2 kraanikaussi ja nii teada, me saime tasuta upgrade'i, meil oli sviit hotelli vaatega broneeritud, aga nüüd me saame mingi presidendi sviidi ja see on mega suur, siin on ka ülisuur terrass, siis mingi kööginurk ja siin on lambist veel mingi 2 voodit, mida ma ei kasuta tõenäoliselt, aga tada! Paljud ka, mingi lastetuba. Ruumi poolest on see mega ruumikas, aga ma pillin ennast praegu. Ma juukseb ära ja kõrku ma tulen kaameraga. Ühesõnaga, ruumi poolest on see mega ruumikas, aga siuke veits on aru saada, et siuke ajast ja arust, siuke vana tundub kõik. Oleme siin 6, 7, 8, 3 või 4 ööd siis. 6., 7., 8, 3 ööd. Nii et jah. Ja siis see linn ise tundub, et see on nagu seal allpool päris kaugel ja siin ei olnud niisugused jalutusteid ka, kuhu saaks kõndida. Nii et me peame mingi bussi või taksoga minema sinna. Nii, siin me käisime brunchil. Siin saa minna vaata ka, brunchikas oli meil. Nüüd me läheme jalutama veits ja siis me teeme oma sellest listist, it's okay, sellest bucket listist, mis me tegime, me teeme siis ühe asja täidame ära, ehk siis me panime endale ajakirja sinna Head Spaasse. Mis tundub mega mõina. Hello! Toodi meile tervitusjoogid, mingid huvitavad rohelised, sinised. Ja siis pidime täitma mingisugused paberid, et millist massaaži me tahame, mis levelil ja niimoodi. Ma filmen, kuidas sa teed seda. Ta nagu kunagi oli vaata need teekomplektid. Jah. Tema tahtis ka videosse.
primavera, con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí con amor libre y sincero. Lo que yo siento es verdadero. Te teete mulle nalja, ma pean siit meie maa lahti. Siit peab hüppama siit meie jahi pealt või paadist me peame hüppama siia loksuvasse paati, et siin saare vahel ringi sõita. Okay, scared, baby. Suur lahedam, mille peale teada tegelikult vaata see, kus teist on pooli. Lõpuks Anne leidis kellega, kes jaksab tast pilte teha kogu aeg. Nii on väljas, ma kardin tema pärast. Ära karda. Jagab näpunäiteid. Ütles hoia prillidest, naerata, nüüd näitan, mis ütleb. Pane varbad maha, kurat. Üks ainult ülesse. Mõistlik. Sätib juukseid. Ojuta, millal see meigi aeg tuleb. Must haigad. Ilus. Väike. Me oleme Maja Bays ja nagu te näete, siis see on mega turistikas koht, nagu taga on kõik inimesi täis, on ju. Ehk siis see on täpselt nii ilus, kui me piltide pealt ette kujutasime, et see on mega ilus koht. Aga see on nii jõhker turistikas. Aga samas no regrets, on ju. Saime kirja endale ja saime selle tikitud maha ja meil oli nagu nii listiselt näemse taha. Tuleb hakkas rõõne. Ja me käisime ujumas siin selja taga, nagu te näete, väga mõnus koht. Ja me ujusime siin just umbes 40 minutit, mammus norgeldas ta. Tahad kommenteerida või? Ärge pidage mind egoistlikuks, et ma teda kunagi ei näida. Ma kunagi ei näida teda, ta ise ei soovi. Aga ma ei ole siin üksinda. Mitte, et siin oma sõpradagi. Ja mitte, et seal on midagi viga oleks. Aga ma kommenteeriks seda, et siin on nagu mingid, ütleme nii, Hiina turistid, on ju. Ja nad on lihtsalt sellest ajast, kui me alustasime seda trippi, mis oli kell, ma ei tea, 9 hommikul ja kell on praegu mingi kell 3 või kell 4. Nad on lihtsalt pildistanud terve aeg, oota, äkki ma saan teile filmida, oota. Ja see on nüüd see, mida ma olen nagu viimased 7-8 tundi, okei, veits vähem. Nad lihtsalt pildistavad iga nurga peal 24/7. Aga jah. Kina teeb reklaami sellele joogile? Ma arvasin, et ta teeb äkki Coca-Cola reklaami. Aga ammu küsisid, kas see oligi kõik, nii et ma räägin teile veel siis midagi. Põhimõtteliselt see trip, kus me oleme, on mingi luxury jaht, midagi sellist, kõlas nagu väga palju lubavalt. Me maksime selle eest mingi 150 eurot nägu, mis ma arvaks, et nagu Aasia mõistes on mega kallis. Ja esimene emotsioon oli nagu pigem negatiivne, sest et suht palju inimesi oli meie siin jahi peal. Aga nüüd meile tundub, et hakkab paremaks minema, nagu ongi see, et me siin saame ujuda ja me saime lõuna, oli mega normaalne ja ma ei tea, need giidid on mega toredad, et kes need, no tõesti, mul ei ole varem olnud mingisugust väga negatiivset kogemust Hiina turistidega, aga see trip natuke nagu ta on. Aga muidu on mega mõine. See, kus me just ujusime, mega ilus ja nüüd me sõidame 45 minutit kuskil järgmisesse kohta, kus me veel ujume, mingi 40 minutit. Ja väidetavalt siia paadi külge pannakse mingi slaid ja siis siin on mingi kajak või? Eesti keeles või? Kajak. Ühesõnaga, mingisugused veemängu asjad, ütleme siis nii. Et okei, mega mõntsakas. Tuli üks asi veel meelde, mis ma tahtsin öelda. Ma tahtsin öelda seda, et me korra mõtlesime seda, et võtta see täiesti privaat see paat. Siis mäletad, mis hind oli või? 29 000 kohalikku. 29 000 kohalikku, okei, mul pole õrne. See oli tonn või? See oli mingi näkku 5 sotti. Siis me mõtlesime, et
kõigist mammuriasjad oleks peaaegu nõus olnud. Oleks ju? Ma ei tea, mulle tundub liiga palju. Aasia kohta kindlasti väga palju. See on mingi Dubai hind. Reaalselt. Sõitsid seal Liisaga läbi India või? Ei, veel väiksemale. Niimoodi, et sul ei olnud taga niimoodi, vaid see oli 3 inimesele. Läbi India? Jah. Mine väike. Okay. Janne ja need sõitsid ka tuk-tukkidega või? Jah. Nagu it's a thing või? Tere hommikust, on mis kuupäev? 8. jaanuar me tellisime oma hommikusöögid hotellis ja ammu tellis kookost ja ütles, et see on hea, et nüüd ma ootan enda kookost ka. Ja tissu! Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí con amor libre y sincero. Lo que yo siento es verdadero amor por ti. Cada día tu amor me da felicidad y despierta cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti.